Meie saate esimeseks külaliseks on kunstnik Endel Saarepuu, mees metsast. Kuigi mees on tegelenud kunstiga juba viimased 70 aastat, on ta avalikkusele, ütleme, tundmatu. Kuid saame tuttavaks siis Endel Saarepuuga. Endel, kuule Endel. No tervist. Tervist. Mul on hea meel sinuga kohtuda. Tegelikult me oleme juba nii mõnegi korra siin juttu vestnud, kuid täna ma kutsusin sind siia selleks, et rääkida sinu loomingust, sest allikas on ikkagi autor ise. Nii et seesama puutükki siin, mida sa hetkel maskina kasutasid, on üks sinu teostest. Jah, selle saatus oleks olnud ära põleda. Oleks läinud lõkkesse või ahju. Aga nüüd ma muutsin ta uueks leegiks, näed, ta põleb niiviisi. Ja nii ta põleb hoopis kauem aega, ta põleb 100, 200, 300 põleb. Ja alati mälestus, see puu jäi elama. Selles mõttes, hing jäi alles. Temas on nagu pool kuju olemas, sest ta oli ju tegelikult siit poolt oli mäda kõik. Ma koristasin mäda seest välja, näed, see kõik on tugev. Sa suhtled ka vahel oma kujudega, mida sa oled loonud, kui sa oled seal üksinda oma ateljee kodus ja oled parasjagu üksi, et kui sul ei ole mõnda sõpra... Ei, nii põrunud ma veel ei ole, ma ikka ootan aega. Natukene veel elama. Äkki siis aga suhtlema. Vaat seda see näed. Jaa, aga sul on ka vahel on nendel kujudel on mingisugused, sa seostad need mingite inimestega, et sul on, kas siin on ka mingisugused näod, kellele sa oled leidnud prototüübi? Ei, see ei ole, see on täpselt, mis puu seest välja tuli. Et ma võitsin võimalikult vähe seda kiusata seda puud. Kunst on muutunud juba täitsa mõistetamatuks tänapäeval. Sest mina olen sellest kunstist maha, et see kunstirong on minust ammu mööda läinud. Mina olen maha jäänud sellest rongist ja nüüd ma lihtsalt avan selle näitusega mingisuguse õhuakna sellele rongid, et vähega õhku sisse rongi saada. Ja panevad jälle kinni ja rong tõmbab edasi, sealt lendavad igasugused sitapurgid ja kõik. Endel, tegelikult mina ütlen, et kui ma nüüd ausalt ütlen, siis nii mõnigi külastaja on öelnud, et Endli sinu kunsti võiks näidata Veneetsia biennaalil. Et see on nagu maailm oleks jälle kõikide see rong, mis on kõike juba nagu kõik läbinud ja kõike näinud ja kõike näidanud, et ta on jõudnud sinna samasse punkti tagasi. Seda võib nimetada mini-renessansiks, taassünniks. Et sellest kaasaegsest arusaamatust asjast võib tekkida jälle vahelduseks midagi niisugust, mida inimene ei oskab lugeda ja näha. Tegelikult tänapäevas kunsti loevad ainult väga kõrgelt haritud inimesed, kõrgelt kunstiharidusega inimesed ja kõik mingisugune eliit ja nii edasi. Nemad saavad sellest aru, aga see põhiline inimene sellest eriti ei mõista. Nii et inimesed, ma vaatan, siin lapsed jooksevad ringi ja istuvad toolide peal. Nemad on rahul, jah. Selle laua nimi on tema majesteet. Aga tegelikult on see laua saamislugu, on nagu Eesti rahva saamislugu. Vaata, siin on traadid väljas. Traat on siin ja traadid tulevad siit välja, kui siit vaatad. Näed, traadi otsa on näha. Kus juures ongi näha, jah? Jah. See vaene kask on, näed, niiviisi vingerdanud. Ja kujutad ette, kus on elutahe puul olnud. Ja kuna tal selline elutahe oli, kuna ta võeti juba maha, RMK juba võttis maha, siis ma sain selle tüki endale sealt. Sest nagunii poleks seda kuskil ahju minnud, metall oleks ära rikkunud. Aga ma tegin selle mälestuseks, tegin ta niisuguse asja valmis. Ja ma võrdleksin seda nagu Eesti rahva eluga kannatusteks, sest meie oleme täpselt samuti õudsalt pidanud vingerdama, et me rahvana alles jääksime. Sa annad sellele vaatajale võimalusega seda kogeda. Jaa. Et see ongi see kogemus, tunnetada mitte ainult silmadega, vaid ka taguotsaga. Tuled ja istud siia peale ja saad osa. Jah, ja kujuta ette, sul on silmad mitte ainult siin, vaid ka seal. Tänapäeva linna inimene, kes on harjunud elama mingites betoonist ja klaasist majades, tegelikult rõõmustab väga nende kujude üle. Et see ongi võib-olla see ütleme, siuke inimlik mõõde jälle selles kunstis. Ja selle ma tegin laulupiduliseks, siis ma hirmsasti armastasin värvide ja võõbata. Aga mis ajal sa selle valmis tegid üldse? Oot, see aasta 94, jaa. 94, jah, sai see valmis. See tähendab, ma pidin ikka tegema terve
kuskil 93 juba pidin alustama. Aga kas sa vaatasid mingeid raamatuid või midagi, kuskilt võtsid šnitti? Ei. Mina ei saa šnitti võtta. Kus ma saan seda šnitti võtta? Indiaanlased? Ei. Vanad Eesti mingisugused mustrid, rahvariided? Ei. See täpselt tuli, mis tuli. See tuleb, mis tuleb, jah? Ma tegin lihtsalt tegemise rõõmusteks. Jaa, see ongi... Novgorodi kellad. Jaa. Ma tõin ise Novgorodist kohale need. Tõsi, jah? Omal ajal, jah. Vene ajal, nõude ajal. Ja nad leidsid lõpuks. Samal ajal on ta ka riiul, eks ole? Jah, samal on ka ta riiul. Mis ainult riiul, ta on nagi. Ta on mul riidenagi kodus. Jaa, see õige. Need on see nagid oligi riidenagi, kus olid riided peal. Ja näha pole eriti midagi. Ainult nähtavaks muutub ta näitusel. Ta ongi nii, et mul on rohkem, vaata, mul näetus on mul inimesi tõsise näoga. Enamasti kõik on suhteliselt naeruse näoga. Ikkagi positiivne mõtlemine. Aga kas see positiivne mõtlemine sinu enda juures on nagu, ütleme, põhimõtteline eluvaade või tähendab, või sa oled nagu morn ise ka? Kõik on teatud huumoriprismaga, kõik on tehtud, sest tegelikult on need asjad küllalt tõsised. See ei ole nii sama kuramus. Minul on seda huumorit, see on kõvasti, nii et kui inimesed jalutavad kuiva näoga mööda, siis nad teevad lollist. Natuke tuleks ikka vaadata kaua ja mida ta mõtles selle ajal, mis ta selle. Siis ta saab natukene väikse kiiksu kätte. Mul on kiiksuga kõik asjad. Ei ole nii sama kõik. No võta see sama. Siin on väike kiiks, aga sellest sai tegelikult päris huvitav, mis ootamatu, mida pole kuskil maailmas niisugust asja. Ma ei ole näinud. See on muks lemmikkujusid. Ma kasutan nagu üldpinda ära, nii et kui sa paned ta keset tuba, siis kui ta on igalt poolt ühele poole ja pärast veel tagasi näed teistpidi. Ja nüüd on niipidi. See on söökune, nagu setu öökull. Aga Endel, kas sind, kui sa olid noor, ütleme seal 20 ja kui sa hakkasid kunstiga tegelema, kas sind huvitas rohkem, ütleme, selline skulptuur või joonistus ja maal? Millega sa alustasid? Kuule, ma tegin kõiki võrdselt kogu aeg. Aga kus see kunstipisik tuli? Kas see tuli kuskilt kodust vanemate kaudu? See tuli väga ammu, see tuli juba nii palju, kui ma mäletan endast. No, aga millal see juhtus? See juhtus siis, kui ma kunagi koolis käisin, eks ole. Mingisugune, alati pandi paremad pildid seina peale, kes on joonistanud. Mina olin koolis, Kaagveres olin omal ajal, tõuskoolis. Emajõe peal seal sõitsid mingid laevad, kuid ette Lermontov ja Tasu ja mul lapsena jäi nagu meelde, ma joonistasin selle Tasu ja sinna see pandi seina peale, see pilt. Ja tookord oli selline undiseadus, et minu nime ei pandud sinna, vaid seal oli hoopis teise poisi nimi. Poiss, kes oli minust tugevam, suurem. Seal oli nagu tugevam õigus. Ei usu. Oli. Aga las olla. Ega tema rohkem ei oska midagi teha, mina oskan ikka eluaeg teha. Nii et ma mõtlesin, et tuleb välja, et mul on need võimed olemas. Ja siis ma hakkasin tegutsema kogu aeg niiviisi. Tegelikult on hästi huvitav, sa ütled, et kunst on võime. Vist küll, kunst ongi minu arust ka võime, ütleme, näha seda, mida, ütleme, tavainimene ei näe. Jah, aga ta võib olla eri aegadel erinev. Väikses peast mul jäi mällu hästi palju. Nüüd mul ei ole enam nii mälus, aga väikses peast. Mälus on mul nüüd hoopis tunded ja värvid. Ja lõpuks näed, tuleb niisugune asi. Või näed, see palun väga see tool, see on ju kuradi tool. Kuradi tool või? Jaa, vaata, näed see vana kurat ja granaatõunad, eks ole. Ja nüüd kuradi see, nad läksid pattu selle, kes kelle lõuna andis ja vaatab, mis sai. Vana jumal nägi ja kurat pani nad pea alaspidi rippuma. Aadam on siin ja Eeva on siin. Kule ongi, jah? Jah. Aga kas see vana kurat hoiab oma kätt siis niimoodi või? Jah, see vana kuradi käsi. Aga see vana kurat ju lakib lausa oma küüsi ju. Jah, selle teooria. See vana kurat on nii võimas, et ta on täpselt sama võimas nagu see seal taevas. Ja maailma ajalugu on näidanud, et lõpuks võidab ikka see kurat. Iga inimene on omaette küberneetiline olevus, omaette isiksus ja ei ole kunagi mõtet lüüa kirvega vahele, ära segada elu, lasta olla kurat see, kes ta on, sest maailm on siis huvitavam.
Absoluutselt. Ei ole iga maailm. Kui kõik oleks kurat ühe puuga lööd, kuid ette võetakse mets maha. No need puukujud on, eks ole. Ja siis öeldakse niiviisi, et mis see on, me istutame uue metsaga, uus mets istutakse niiviisi, rida, ruut. Metsloomas sinna ei tule elama, linnud sinna ei tule elama, sest nad ei ole harjunud niisuguse kuradi kindlate mõõtudega, vaid nendel on täiesti hoopis ise maailm, ise nägemine asjast. Ürgne mets, mis ise areneb, on kõige parem. Puu kukub maha, las kukub, ta annab uue elu, uus elu tuleb, vaba olek, tekib uus mets, uus valgus. Loodus on hoopis midagi muud, ei ole raha peale. Loodus ei ole ehitatud raha peale. See on huvitav mõtlemine. Kui loodus kärbub, sama palju kärbub inimene. Midagi ei ole teha. Inimkond kannatab. Kuna ka Endel, sul oli siin päris võimas avamine ja see oli üllatus, et kui ma siin vaatasin seda seltskonda, kes siia olid kokku kutsutud, see oli ikka väga uhked ja ägedad inimesed, et tegelikult kuidas sa nemad oled oma külge või ümber nagu kogunud, et tegelikult sa ei saa olla ju, ütleme, kehv mees, kui sul on nii head sõbrad. Ei, vaat seda ma ei tea, kuidas see juhtus? Ei ole, see on nii aja jooksul. See on väga pikaajalised sõbrad võib-olla, siis mul ei ole kunagi need üleöö mingi sõber tekib, ma olen selline pika seedimisega. Aga sa oled neile järelikult midagi andnud, et nad sind hindavad, et tegelikult... Ilmselt, jah. Nii on. Või kuidas see käib, et kuidas sa ei, ma ei küsi, ma olen selline pusija rohkem, tähendab. Ma vaatan, et ahah, teeme sellest ühes tüki tooli, vaatame, et ta kuramus katki läheks. Siis ma lõikan võimalikult kiiresti pinged välja puusest. No puu peab õhukeseks muutuma hästi. Siis ta kuivab igalt poolt võrdselt kokku, tähendab, ja näed, pragused ei teki siis. Jaa. Ja kui see asi toorik on valmis, siis las ta seisab mul ja siis ma hakkan vaikselt vaatama, mis see saab. Ja näed, nüüd on ta aja jooksul niisugune asi saanud. See kõik on välja lõigatud. Ma vaatan, et siin juba sa alustasid nende samade pliiatsi joonistustega juba 2008 või midagi seal kandis. Jah. Ma olen neid juba päris ammu teinud, aga nüüd suuremad formaadid hakkasin nendega tegema. Aga see ongi selline talvine töö, et sa nagu talvel, kui sa ei saa puutööd teha väljas, siis sa just võtadki need... Talvel siis laskun melanhoolias. Niiviisi vaikse joonistun. Aga kas sa saad nagu seda, kas need fotod või algmaterjalid või need motiivid siis nagu oma reisidel ja välja sõitudel otsid ise, jah? Ikka ise otsin, jah. Huvitav on see, et sa kuskil küla peal näed rohkem kui enda kodu ümber. Kuigi, et su oma kodu, ma olen jälginud, on täpselt sama ilus loodus. Aga kui sa oled võõra kapsaaeda, siis sa näed nagu paremini loodust. See on imelik, jah. See, mis sul ümber on, sellega sa oled harjunud. Aga see sama tehnoloogiline asi, et sa võtad nagu selle harilik pliiatsi ja kas sul on erinevate tugevustega pliiatsid siis, jah? Jaa. See on mul on põhiline alates M-ist kuni seal 8 peeni. Kes sa üsna vähe kustutab, eks ole, et sa hakkad niimoodi vaikselt minema. Jaa. Aga kas sa alustad kuskilt detailist või sa hakkad nagu terviku? Ma panen terviku paika, siis jätan seisma ja siis igasugused fotopildid kaovad eemale ja siis hakkan ma vaikselt juba seda tähendab meelde tuletada, mida ma mäletan. Ja seda lummust, seda udust hommikut. Tegelikult ma avastasin, et ka siin on 3 inimest. Ma ei tea, kas nad on kalamehed või need on puutüved, aga igaüks näeb seda erinevalt. Et seal on nagu, ütleme niimoodi, et siin on see võime näha veel aastaid hiljem. Siin ujub üks kobras. Ei ole. On. Sa mõtled selle kopra ise välja. See sama näitus siin proportsionaalselt võrreldes nagu töötundidega võrdub võib-olla, ma arvan, 10 aastat sinu elust. Kuule, ikka rohkem. Rohkem, jah? Siin on ikka oma 2-30 aastat juba. Mõtle, 30 aastat elus, ütleme, aega on salvestatud siia või nagu kujunenud siia üheks näituseks. Jah. Ja see ongi see huvitav asi, et minu eluaastad on siin, üksele, nähtavad, minul on nähtavad, aga mul on jube kahjus, et suurem osa inimkonnast, kes on kulutanud oma 30 aastat ära, nendest ei ole mitte midagi järgi.
noh, nende jälg on kustunud. Need paberi raamatupidajad ja nii edasi, koristajad ja nende kõik eriti hullu kokadega, sest kokakunst lõpeb alati peldiku teisada. Vaat see nüüd kasepakk ongi nii paks umbes tüvi, ta kasvas niiviisi, näed. Jah. Lausa nii, jah, niiviisi kasvas, jah. Aga suitsumees oled või? Ei ole. Ei ole või? Sellepärast ongi see, et... Aga ma kunagi natuke popsutasin küll peale sõjaväge. Aga mul jäi see kiiresti järgi. Ja siis lõikasin välja ja vaat siis tulid niisugused kujutused, ega ma ei teadnud ennem juba, et nad tulevad just niisugused, tulevad nii nagu nad tulid. Ja siis ma alles mõtlesin, kurat, et sille ma joonistan siin sigariks. Samal ajal, vaata, ütleme niimoodi, et sa oled... See on kopsuvähk on nüüd, selle nimi, jah. Ja siin ei olegi kahtlust, kas ta on kopsuvähk või ei ole. Aga samas Kihnu virve on ju, et kas see Kihnu virve oli ka selles puuoksas olemas või kuidas see virve... Ei, see on eraldi, see on õunapuu on siin see osa, see on õunapuu. Selle ma õnestasin seest ära kõik. Ja jälle nad ei läinud katki tänu selle, et ma väga kiiresti tegutsen. Need seisid mul aastaid kuuris seisid. Aga siis, kui ma hakkasin mõtlema, et siit näed, kuskilt keegi mulle pakkus, et näed, sellest saaks mingisuguse asja teha. Kas see ei ole pahk? See on lihtsalt üks selline puu? Ei ole see pahk, see ongi niisugune, see on tamm, jah. See on ka peaaegu tammepahk on see all, jah. Aga see on siin juba Saarekarva. Siin tuleb ka väga palju neid kujundeid välja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Palju sa ise loed? Mina viisin neid lugeda. Ma vaatan, et üldkompositsioon on paigas. Ja sa paned alati mingisuguse klaassilma või mingisuguse... See ei ole siia sisse joonistatud, vaid see ongi nii. See on pihlakas. See on kadakas, näed, ühest tükist välja arvatud muidugi need klaas. Ja need on siis ta sellised juured, eks ole, kadaka juured. Kadaka oksed on need. Ta on teistpidi, juured on alla, see on juured on siin. Need on pinnajuured. Ei, need on soomlased Tallinnas. Soomlased? Soomlane Tallinnas. No kus need soomlased? Sa mõtled sarved või? Jah, mitte ainult sarved, vaid üldse see 90-ndate keskel tulid need vaesed soomlased, said ometigi tunda ennast rikkana. Tead, aga tead, mis hea lugu on või? Ma rääkisin ühele Soome paarile sellest, et need on soomlased Tallinnas on ja siis nad naersid selle peale. Sellepärast, et inimene, kes saab naljast aru, saab ka aru sellest skulptuurist. Terved inimesed, vaatab vanalinna vaatamisväärsusi läbi selle kuradi viskipudeli. Endel, kui ma ausalt ütlen, see on mul üks lemmikskulptuure. Sellepärast, et ta on dünaamiline. Kui sa mõtled maailma peale ja kogu selle ümbritseva elu peale, kuidas sa mis on sinu siuksed mõtted? Praegult on väga nukrad. Et see inimene, kes on siia loodud, see ei saa ise ka aru, et ta vaikselt hävitab ennast. Saeb oksa, kus ta ise istub. Aga milleni, ütleme, kas on... No kõige hullem on see, et poliitikud näevad asju ühtepidi, teadlased näevad teistpidi ja nad ei saa kunagi kooskõla. Oleks nad saaks kooskõla, võib-olla et inimkond peaks kauem vastu. Kuidas sa Trumpi näed, ütleme, sa paned ta sinna nagu beebina selle putinliku pardi selga. Ma panen Putini näoga pardi selga, Donaldi otsa. Aga kas see saab talle saatuslikuks? Arvatavasti või saab siis see lips saatuslikuks. Vaata, mõlemal on punane lips, madu on peal, see just nad ära kägistab. Näed, tõrvikust sai endale juuksevärvid ja siis selle otsaga surab siis sellele kuradi Donaldile taga, et kiiremini sõidaks. Tegelikult väga paljud, kes on miljardärid, on juba hakanud mõtlema maanduselt, nad juba paigutavad raha lihtsalt arenguks edasi, annavad kas veel vaesti inimesed, nad panevad kultuuri, kunsti, annavad seda raha või annavad teaduse, sest teadus on tegelikult üks tähtsamaid asju, mis võib veel päästa inimkonda. Kui valitsusriik ja teadus suudaksid omavahel kooskõlla minna, siis me võime veel elada mõned aastatuhanded. Nii kui me ei saa ühiskeelt, on nagunii minek.